Tšau kõigile, Merka jälle siin. Täna ma siis tahan teile näidata sihukest nippi või sellist asja, mida mina kasutan juba peaaegu aasta aega, nüüd võib-olla isegi 1,5 aastat. Ja täpsemalt on asi selles, kuidas mina saan endale suuremad huuled. Ma olen seda toodet kasutanud just selle jaoks, et teha pilte. Ja olen ka kasutanud, et õhtuti väljas käia. Ja ütleme niimoodi, et see on ajutine. Ja see ei kesta igavesti. Nii öelda, et see on hullult hea asi selles suhtes, kui on vaja just kuskile minna pildistama ja sul on vaja suuremaid lopsakamaid huuli. Sa tahad nunnu välja näha. Ma olen seda tehnikat kasutanud siin juba, ma arvan, et aasta aega. Ja tegelikult on selle jaoks üsnagi spetsiaalne toode olemas, mida ma praegusel hetkel olen proovinud siis kuskil nädal aega kasutada. Ja ütleme niimoodi, et tulemused on palju paremad. Ma oleks pidanud sellega juba palju parem alustama. Aga võib-olla osad teist on juba selle tootega tutvunud, võib-olla on seda näinud. Igal juhul tegemist on sellise asjaga nagu Full Lips. Nii, ma teen selle kohe lahti. See on siis selline plastikust kork. See ei ole silikoonist ega kummist, see on täiesti kõva. Ja see tõmbab nii-öelda huuled vaakumisse. Just täpselt, et nii kriipi kui see ei oleks. Ja see toimibki niimoodi, et veri hakkab ringi käima, läheb huultesse ja teeb huured lopsakamaks. Neid korke on siis täpsemalt 3 tükki. On selline ümar, on selline lapergune ja on selline väiksem. Kaasas on siis kasutusjuhend. Siin on täpsemalt siis kirjas igasugused nipid, aga mina näitan siis nii, kuidas mina olen seda toodet kasutanud. Ma olen neid kõiki 3 proovinud. Minu lemmikuks praegu ma võin öelda on see suur ümmargune ja on siis täiesti kõige väiksem. Ma soovitaksin võib-olla kõige väiksemast alustada, kui esimest korda proovida. Siis saate ise nagu valida, et millist osade huultest võib-olla kõige rohkem soovite algul suurendada ja võib-olla see päris suur hirmutab algul liiga palju ära. Üks asi, mis on kirjutatud siin infolehe peal ka, on see, et huuli niisutada ennem kasutamist. Ma võtan huuleläike siit maha. Huuleläiget ei tasu panna väga palju, sest see lihtsalt on siis nii libe, et see libiseb ära ja ta ei tõmba korralikult vaakumisse. Seda soovitan, et võib-olla pool tundi enne tegemist niisutada huuli, aga kui tegema hakkad, siis see pealt ära pühkida. Aga see on sellise kujuga, seda saab kasutada niipidi. Ja saab ka kasutada niipidi, et siis see keskendub ainult siia keskosale. Igal juhul teha seda väga lühikest aega, mitte kindlasti üle minuti, sest kokkuvõttes, kui sa hoiad liiga kaua ja imed liiga kõvasti, huuled võivad minna siniseks. Ja see võib-olla ei juhtu isegi samal päeval, aga võib-olla isegi niimoodi, et järgmine päev. Mul on seda juhtunud ja ma igastahes proovin sellest hoiduda. Muidu on nagu natuke imelik, et kui sa lähed kuskil ja sul huuled sinised on. Nagu oleks peksa saanud. Ma kohe näitan, kuidas tegelikult asjad käivad. Kui vaatan huuled ja paned selle lihtsalt huulte peale ja hoiad esialgu paar sekundit ja siis võtad ära, vaata kuidas on. Ma proovin siia lähemale tulla. If your lips are moving, if your lips are moving, if your lips are moving, then you're la, babe. If your lips are moving, if your lips are moving. Juba on näha, et siin seda ülemist huult tõmbas suuremaks. Mis selle väikse puhul on nii hea, ta mahub täpselt siia minu huule kujuga. Et olen muidugi, kuidas kellelgi see kuju on. Mul nagu see on täpselt paras. Teeme veel. Nagu näha, siis ta on teinud natuke suuremaks seda alumist huult ja ülemist huult tegin, aga need kohad jäävad siin rohkem välja. Seega, sellega saab liikuda ka paremale ja vasakule poole. Kas on juba teine asi ka? Proovime teistpidi ka. There's nothing that I wanna do for you, do for you, do for you. Oh, 'cause you got it. Mida rohkem sellega teha, seda suuremaks lõpus need huuled lähevad. Kui esimest korda teha, siis see tulemus ei pruugi nii hea olla. Aga kui sa harjutad ja teed, siis vahe on ikka väga märgatav.
ma proovin katsetada seda ma olen proovinud ka, aga see mulle võib-olla nii väga ei meeldi. Minul on palju raskem sellega. Mul on suu väiksem ja siis need nurkadest tahavad nagu lahti tulla. Aga ma arvan, et see on hea nendele, kellel on juba päris loopsakad huuled. Nii, proovime minu teist lemmikut. Mulle meeldib see sellepärast, et siia mahuvad terved huuled ära. Kui selle suuremaga teha, siis on niimoodi, et see kaar läheb natuke üle ja siia võib jääda algul väike rant, aga sellest pole midagi, et see läheb lõpus ikkagi ära. Nagu näha, siit ülevalt tõmbab ka selle ääre punaseks. Aga kui on väga kiire, siis saab meigi katta. Ütleme, et sellega saab ikka väga rõvedad suured huured endale, kui tahta. Ma arvan, et ma ei hakka endale rohkem tegema, muidu te ehmatate siin ära. Jah, sellised. Sellised näevad mu huuled siis praegu välja. Minu juurest on täpselt selline, nagu oleks just käinud süsti tegemas. Selline pardimokk. Otseses mõttes. Aga mõnele see meeldib, et muidugi kõikidele ei peagi meeldima. Aga mina kasutan seda normaalsuse piirides, et mina ei tea, igastahes on parem kui süstimas käia ennast. Kui sul on vaja, siis lähed teed oma pildi ära ja ongi kõik, et sa ei pea vähemalt kuskile endale nõela sisse pressima. Kui sa tahad veel suuremaid huuli, siis on alati võimalus need veel ka üle värvida ja huuleläiget panna. Antud huuled siis tegelikult kestavad niimoodi 1–2 tundi. Aga algul mul neid ei olnud. Ma kasutasin sellist tavalist, mul oli meigikork, mis on selle asja miinus, on see, et siin on nii teravad ääred. Ja need ääred tekitavad nagu megarante ja huulte ja see variant on palju ohutum ikkagi ja sellega saab palju paremad tulemused, ütleme niimoodi. Et seda ma nagu kindlasti enam ei kasuta. Ma olen kasutanud seda ka väljas. Ma olen selle võtnud oma meigikotti kaasa nii-öelda, kui ma kuskile klubisse olen läinud, kuskil üritustel. Et alati saab õhtu jooksul ennast kohendada. Ma arvan, et see on palju parem idee, kui minna ja lasta oma huuli suurendada selle asemel, kui see väike asi teeb sellise suure töö ära. Ja võib-olla noortele, kes näevad tüdrukuid kuskil Instagramis, mõtlevadki, et oi, neil on ilusad suured mingi süstitud huuled, et võib-olla asi polegi tegelikult alati nii, nagu näib, et nende toodetega saab päris hästi tegelikult selle tulemuse kätte, et palju odavam on ka. Igal juhul, kui kellelgi on neid huvi soetada, siis ma panen info alla infoboksi. Tegelikult saitegi minu ühe nippi teada ja nii need asjad käivad, et ma ei saa sinna midagi teha, et mulle meeldib ja mina kasutan, et loodan, et võib-olla teile ka meeldib või siis proovite, et andke teada.